Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Täna tuleb põnev saade ja midagi neile, keda huvitab fermenteerimine. Minu tänane saatekülaline on Eesti toiduteadlane, toiduteaduse ekspert ja fermentatsioonispetsialist. Ta on töötanud üle 15 aasta TEFTAKis. Mida ta seal teeb? Seda räägime saates täpsemalt. Tema sulest on valminud ka väga menukas raamat fermentatsioonist ausalt ja avameelselt, mis pälvis 2023. aastal aasta kokaraamat 2023 tiitli. Tere tulemast, Rain Kuldjärv! Tere! Tohutult hea meel on mulle, et sa said siia saatesse tulla, aga äkki me alustuseks räägime, millega sa üldse tegeled? Igapäevaselt tööpäeval olen ma siis tõesti toiduteadlane sellises firmas nagu TEFTAK, mis siis pikalt viitab ka nimes toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus ja seal on äge, et seal on see sõna fermentatsioon sees. Et kui ma kunagi sinna bakalaureuse tudengina läksin, et siis mul ka kohe silmad särasid, et just see fermentatsioon oli mulle juba siis huvitav, siis ma kasutasin muidugi rohkem sõna hapendamine. Aga jah, et igapäevaselt ma siis tööalaselt tegelen siis toiduteaduste, uute toodete arendusega, koostöös Eesti ettevõtetega, ka välismaa ettevõtetega. Ja ütleme siis, aga vabal ajal ma olen siis suur muidu toidu fänn, et fermenteerin kodus palju, et sõbrad ka mul ikkagi küsivad, et millal kimchid või muid hapendatud asju saab. Et siis tegelen üldiselt selline toidu fänn, et muidu öeldakse tihtipeale, et kingsepal pole kinge, et kodus ei viitsi tegeleda või mõni kokk öeldakse, et kodus ei viitsi süüada ja siis minul on see, et töö juures fermenteerin ja teen toidu asju ja siis mulle kodus meeldib ka väga teha. Aga sa oskad natuke lahti seletada, mis see fermenteerimine on, kui keegi on keegi, kes ei tea seda? Jah, ma olen nüüd kasutanud seda sõna fermenteerimine, üritanud seda eesti keelde rohkem tuua. Mõni natuke pahandab, et on ju tegelikult natuke selline ingliskeelse sõna tuletis on ja, või tulebki sellest sõnast. Aga milles on siis vahe, miks ma kasutan sõna fermenteerimine, on see, et eesti keeles on tegelikult kaks sõna, hapendamine ja kääritamine, aga neil on tegelikult erinev tähendus. Et kui me räägime hapendamisest, siis tekib orgaanilisi happeid, ütleme hapukurk, hapukapsas. Kui me räägime kääritamine, siis paljud teavad, et tehakse veini, õlut, pigem tekib alkohol suhkrust. Et siis seal ongi nagu vahe, et me ei saa öelda, et ma kääritan kurke, et need oleks sellised ebameeldiva maitsega, et ma ikkagi hapendan kurke. Ja sellepärast ma kasutangi sõna fermenteerimist, ma räägin kõikidest nendest, et ma olen tegelenud nii siidriga kunagi, õlut olen loomulikult teinud, et kalja mulle meeldis, lapsepõlves meil tehti kodus ka kalja, et mulle meeldivad nagu mõlemad ja sellepärast ma kasutangi üldmõistet. Aga kuidas sa üldse fermenteerimise juurde sattusid? Nagu öeldakse, et kõik hakkab lapsepõlvest, et see kõik armastus öeldakse hakkab lapsetulest ja just see alateadlik võib-olla, aga see ala, kus ma teadlikult meenutan, meil tehti ka väga palju erinevaid asju, et ma mäletan, mulle väga meeldis sügisel need hapukapsa tegemise talgud, sest siis tehti ikka 10 kilosid ja söödigi kuni kevadeni, kuni hakkas midagi värsket tulema. Et sellest ju tuleb ka see hapendamise kunsti vanasti, et tegelikult see, mis meie kliimas oli vaja sügisel ära põllult korjata, et see säiliks, siis tuli seda hapendada, sest siis ta säilis paremini. Ja kevadel ma mäletan alati vanama ütles, et see hapukapsas enam ei ole nii, et ärme seda enam söö, see viimane, mis oli, sest tõesti väljas hakkas soojaks minema, et hakkaski minema uuesti käärima, aga mitte nii hästi. Nii et sealt see selline talgutest meil tehti, nagu ma ütlesin, kalja, ema tegi alati, piim läks tihti peale hapuks, mulle meeldis see klimpis hapupiim, ma tean, et paljudele ei meeldi, aga minul on meeldiv lapsepõlve mälestus sellest klimpis hapupiimast, seetõttu mulle meeldib ka osta just neid näiteks Nopri oma, kus on ka natuke rohkem sellist kodu mõnus, et seda natuke tekstuur on natuke selline mitte klimbid loomulikult, aga selline mõnusam, et mulle see meeldib. Et kõik see hakkaski lapsepõlvest see, et kalja tehti on ju, vein kuskil, kellegil alati mulksus seal, lapsena alati oli põnev vaadata neid mullikesi seal hüppamas, et sealt see tuligi. Ma saan aru, et sa oled väga kirglik fermenteerija. Kui suur on su kogu sahvris praegu? Ja, see on hea küsimus. Ma unistan kusjuures eraldi külmikust, aga kahjuks praegu Mustamäe korteris pole ruumi lisakülmikut panna fermenteerimisel. Nii nagu teatavasti Koreas on näiteks eraldi isegi müüakse kimchi külmikuid. On tõesti? Ja just, et seal ongi eraldi bränditud ja siis nad eraldi ostavadki kodudesse kimchi külmikud. Kuigi nüüd statistika näitab, et nüüd see nende müük on langenud, sest seal on natuke vastupidine efekt. Ma küll nüüd kaldun natuke selles mõttes teemast kõrvale, aga
see vastupidine efekt on seal niimoodi, et kui nendel on kimchi söömine väga populaarne olnud, aga nüüd noortele öeldakse, et nemad jällegi tahavad vähem, et kui mina näen praegu trendi, et noored just tunnevad huvi selle fermentatsiooni, just tahavad ise kimchit teha, siis seal Koreas on näinud trend vastupidi, aga seal on natuke seos sellega, et kui mina meenutan lapsepõlves seda tegu nagu hästi meeldivalt, siis natuke on Korea noortest, vähemalt nii palju, kui ma olen lugenud uudistes, et neil on see mõte, et nendele meenutab see nagu sellist natuke nagu tööd, et meil oli vanasti see maal rohimine, vaat selline nagu, selline nagu karm töö, mida ei tahetud teha, et öeldi, et tuleb teha mitukümmend kilo kimchid on seal sügisel, siis nende jaoks on see nagu natuke ebameeldiv, et nüüd, kui enam nii suurt sundi ei ole, siis nad pigem ei taha seda, nad tahavad poest osta. Ja siis tänu sellele on ka see külmikute nagu trend nii-öelda kodudes vähenenud, sellepärast, et poes on ju kogu aeg saada ka, et sealt on see vahe. Aga mina isiklikult unistan küll sellisest külmikust ja mul kodus ka praegu külmkapi otsas on kimchi fermenteerub, kombutša on seal köögi nurga peal, siis mul on need fermenteeritud sidrunid, mis nõuavad hästi pikka aega. Need on mul kuskil köögis peidus. Kui kaua sa neid sidruneid valmistad? Ideaalis need võiks olla paar kuud või kauem. Mul on see kõige ägedam, mis ma kunagi Rita Osaga koos tema saates tegin. 2 aastat ma avastasin ja see on ideaalne. Ja see oli mul jäänud suvilas, kus juures sinna nagu natukeseks niimoodi peitu ja siis ma avastasin, see oli nagu nii heaks muutunud, et tegelikult paljude fermenteeritud toitudega on, kui on kannatust, siis need muutuvad heaks. Noh, võtame kas või veini, eks need kõige kallimad veinid on ju mingid väga legendaarsed aastakäigud. Et samamoodi näiteks, ja nüüd ma valmistasingi neid, just jaanuaris valmistasin neid sidruneid päris mitu purki, väike selline reklaam oma kodukohvikus, siis ma plaanin see aasta neid müüa ja selleks ajaks on umbes 5-6 kuud nagu valmitanud, et siis õpetada ka inimestele seda nagu kunsti, et noh, kellel on kannatust, aga kui ta korra näeb, et siis tal äkki tekib see kannatus, et noh, midagi 5-6 kuud oodata on nagu ühtepidi nagu peab ikka kannatlik olema. Me rääkisime eetriväliselt su kohvikust, räägi natuke sellest, sest mina ei olnud sellest üldse kuulnud. Ja just, et no, ta on muidugi selline kodukohvik, mulle just nagu selle hobi ja sellise nagu sõnumi levitamise mõttes teen ja kui kõik kodukohvikud enamasti pakuvad on ja saiakesi, mis on väga maitsvad, koogikesed, igaüks teeb midagi, siis mina pakungi puhtalt ainult fermenteeritud toitu ja see on meil siis Audru külje all Uruste külas, et selline Audru külalislahkuse päeva raames, siis toimub Uruste külas ka, meil on seal igaüks paneb oma hoovi nurka siis selle lauakese välja ja minul on siis seal kimchi alati, eelmine aasta tegin kuskil 30 kilo kimchid, ütleme 5 kilo ja alles see veel naabritel ära jagades saigi otsa ja kurgid läksid kõik ära, neid oli ka kuskil 20-30 kilo ja igasuguseid muid hapendatud siis köögivilju. Ja tore on näha see, et tõesti inimestele nagu maitseb, et nad tihtipeale võib-olla ei mõtlegi. Ma olen näiteks näinud väga mitut inimest, kes ütlevad, et neile Brüsseli kapsas muidu üldse ei meeldi. Praeguseks mu statistika, ma olen kogunud nagu andmeid, üle 15 inimese, kes ütleb, et nad muidu Brüsseli kapsast üldse ei söö. Niimoodi keedetult, aga hapendatult neile isegi maitseb, et nad tahaks seda veel. Aga kuidas sa Brüsseli kapsast hapendad? Seal ongi väike trikk, kui me nüüd räägime nippidest ka. Pärast räägime ka terviku selle retsepti ära, aga see Brüsseli kapsa trikk on see, et sa peaksid teda 4-5 minutit enne keetma keevas vees, et siis ta ei ole nagu nii toore kapsa maitsega ja siis panedki ta hapnema nii nagu muud asjad. Okei. Ja kus seda kasutada? Lihtsalt süüa. Niimoodi kõige lihtsam ongi need nagu snäkina süüa, et me alati, kui tulevad seal inimesed peredega, siis ma pakun alati ka lastele, ma alati pakun maitsta, et tekitaks usaldust. Ja just vaata lapsepõlest saab ka nagu inimeste maitset nii-öelda nagu suunata heade valikute suunas. Ja siis me annamegi lastele alati maitsta ja mul oli hästi tore näiteks, et üks laps tuli perega, andsi talle hapendatud redist, tal on ilus värv, teistmoodi, siis ta põnevusega sõidus, maitseb. Siis pärast nad käisid küla peal ringi ja tulid tagasi, siis see laps tuli oma 2-eurose mündiga, et palun mulle neid hapendatud rediseid. Et see oli nii armas, ma ei võtanud seda, andsin talle karbiga neid redised, et just hea nagu suunata nagu lapsi, me ju räägime, et võiks köögivilju rohkem süüa ja üks asi on, ta sööb loomulikult ka toorest redist, aga hapendatud on täiesti teistsugune ja siis nagu 2 erinevat, et siis ei ole nagu see, et ta tüdineb ära, sest tal on nagu uued asjad, need hapendatud on täiesti teistsugused ja siis me saamegi selle köögiviljade tarbimise nagu kõrgemaks nii-öelda. Aga see kohvik on ainult avatud ühel päeval või see natuke laiemalt? Ühel päeval ikka. Pikemalt ei ole mõelnud siis? Ei ole, sest mul on küll küla vahel, meil on seal üks tore küpsetaja, kes vahel reklaamib, et siis ma küla vahel pärast nii-öelda, kui kohvika läbi veel mõni on kirjutanud, et kas kimchid on alles, aga ei, ma ikkagi nagu me alustasime, et mul pole nagu ruumi, et siis mul sellist tootmisvõimekust ei ole suures pildis, et mul nagu jah, et sõbrad küll küsivad ka, siis ma vaikselt midagi teen, aga mul pole nagu suuri ruume, et nii palju hapendada. See kõlab küll, see kohvik kõlab küll väga hästi, aga sa rääkisid sidrunitest, kus sa sidruneid kasutad ja kuidas sa neid teed, et
kindlat retsepti ei ole vaja, aga lihtsalt võib-olla natukene. Ongi, et ma siis teen seda nii-öelda soolatud sidrunit, et pärast jagame retsepti ka, aga just, et kuidas siis kasutada, kui ta on tõesti seal juba mitu kuud valminud, siis sidrun muutub nagu tänu sellele soolale ja sidruni enda appele ja seal ikkagi protsessid toimuvad, ta muutub nii pehmeks ja selliseks sulavaks ja siis kõige mõnusama määrida teda, näiteks kas liha, kala või mida te soovite, kas või köögivilja peale, kuidas keegi soovib. Mina näiteks võtad sellise mõnusa lihatüki täiesti ilma maitsestuseta, määrid lihtsalt selle sidruni peale, ta nagu sulab sinna peaaegu ära. Jätad veel selle koore, jätad ka niimoodi, et praed selle kooretüki ka ära, see annab eriti mõnusa. Ja siis praedki selle ära, kalaliha, kuidas keegi soovib ja ongi kõik maitsestus. Aga just sinna sidruni tegemisel sa paned need maitsed sinna juurde, et seal paned erinevaid vürtse. Ja seda sidrunit, seda saab ju praegusel hooajal ka teha ju. Ja just, et praegu tasukski teha, et kui näiteks suvel hakatakse grillima kõvasti, siis tegelikult on hea võimalus nüüd oma külalisi üllatada, et tõesti see tuleb nagu nii põneva maitsega ja ongi, et sa ostad ainult seda puhast liha, lähedki ja ostad kuskilt turult või kuskilt selle täiesti maitsestamata lihatüki ja siis kasutad seda sidrunit. Oi, kõlab väga hästi. Aga mis on need toorained veel, mida praegu on sobiv fermenteerida? Praegu on jah natukene selles mõttes keeruline, et toorainete köögiviljade kvaliteet on, et neid värskeid ju nii palju ei ole, näiteks kurki on praegu praktiliselt võimatu leida sobivat, et üks asi, mida peabki rõhutama, et ikkagi see tooraine kvaliteet mõjutab ka väga palju, et loomulikult need bakterid toetavad, aga tooraine kvaliteet mõjutab ka. Näiteks hiljuti ma olen küll üsna veendunud, et mu retsept on lollikindel, niuke 99%, aga hiljuti kahjuks mul oli ka ebaõnnestumine, et ka minul juhtub, vahel mulle ka sõbrad mingi küsivad või vahel lihtsalt kirjutaks, et mis juhtus. Kõige tavalisem, mis probleeme võib tekitada, on, et hakkavad valed bakterid ja mõned bakterid on sellised, nagu toodavad rahvakeeles lima, ütleme teaduskeeles need on eksopolusahariidid, need ei ole midagi ohtlikku, need on lihtsalt sellised siis ütleme piltlikult öeldes nagu suhkrutaolised molekulid, kui lihtsustades öeldes, mis siis tekitavad nagu sellist natuke venivust. Et meiegi ütleme lima ja ega me seda süüa ei taha. Õnneks ta ei ole nagu ohtlik, aga see võib tulla kas siis toorainest või mingisugusest ütleme siis midagi on läinud sinna potti lisaks ja ta on hakanud enne kasvama. Ja mul juhtus ka selline ja pärast ma saingi teada, et see tuli toorainest, et ma ei tea, me maitsesime veel üle ja ma tegin veel teise katse teadlasena uuesti ja ikka tuli sama tulemus, et ikkagi üks nui kapsas oli siis ebakvaliteetne. Maitsest oli ka kusjuures natuke tunda, kui ma niimoodi spetsiifiliselt maitsesin ja tuligi nii-öelda vale käärimine siis, või tuligi siis see nii-öelda vale käärimine, mitte siis see hea hapnemine, vaid selline, ütleme, nässu läinud fermentatsioon. Okei, aga ütleme niimoodi, et kui me rändame suvesse, siis mis on sinu lemmikud toorained? Suvel kahtlemata ikka kurk ja ma olen veendunud, et ikkagi see oma aias või naabri aiast, et see kurk on just see hea näiteks, mis on ikkagi minu selline klassikaline lemmik ja mida ma tunnistan ka, et jällegi kohviku statistika puhul, et kõige popim võib-olla, aga tõesti näiteks redis, kui on hea kevadel ju mingid tulevad või suve alguses need head kvaliteetsed redised enda aias ka kasvatatud, siis nad on mõnusad, et sealt tuleb kõik sellised nagu mida kohalikum ja värskem tooraine, seda mõnusam ikkagi see tulemus on, et tavaliselt on nii. Aga minul ma arvan, et kurk on selline kõige klassikalisem, mis mulle ikkagi väga meeldib. Ma küsin praegu oma tarbeks, mul on suvisel ajal alati suvikõrvitsa uputus. Mida ma suvikõrvitsaga võiksin teha? Pean tunnistama, et ma ei olnud 100% selline hapendatud suvikõrvitsa fänn, aga seal ma tajusin ka mingi hetk, et seal on hästi oluline see suvikõrvitsa tekstuur, et mida tugevam see suvikõrvitsa on, selline isegi hästi noor või selline krõmps, et siis tegelikult hapendatud väga hea, et mul on ka sinna väikesse assortiisse pandud tükike suvikõrvits. Sa saad pärast proovida. Ja see on nii tore, et sa tõid neid siia. Nii ilusad näevad välja. Oota, siin on nüüd, kuidas, mis siin ongi see assortii, et porgand, siis on see rooskapsas või see Brüsseli kapsas nii-öelda, siis on paprikat natuke, lillkapsas, taikon, ehk siis valgeredis, paprika ja suvikõrvits ka. Ja peal on ka väike tomat. Ja mis siin võib-olla hea soovitus kohe niuke nipp, et panna need kõvemad asjad alla, kõvema tekstuuriga köögiviljad alla ja pehmemad peale, sest hakkab nagu, et kõvemaga läheb kauem aega. Et siis hakkad ju pealt sööma, et siis kui jõuad alla, siis ka porgand on mõnusalt hapnenud, et porgand hapneb ikkagi natuke kauem tavaliselt kui näiteks pehmem paprika. Ja need on siin sellised krõmpsud siis suhteliselt. Seda ma pean tunnistama, et see sõltubki nüüd tooraine kvaliteedist, et ta võiks olla krõmps, aga ongi, et kuidas see tooraine, et poes on ju ka pehmed redised, et see tooraine kvaliteet tegelikult määrab seda hästi palju, et ta pigem jääb nagu mõnusalt krõmpsuks happes, aga just, et sõltubki, milline alguses see tooraine oli. Tead, aga ma mõtlesin, et sa rääkisid juba nippidest ja kuna sa juba siin oled, siis ma mõtlesin, et ma kasutan siin natukene ära, et mis on need nipid, kui ma hakkan fermenteerima, mis ma peaks meeles hoidma, et
Ja nipid on selles mõttes võib-olla selline, kui me räägime köögiviljade fermenteerimisest, et see nipp, mida ma soovitaks, olekski see, et jälgida oma tooraineid ja mõeldagi, et mis on nagu tugevamad ja natuke kauem võtavad aega, et siis need panna nagu allapoole ja teised ülespoole. Teine, mida ma alati küsitakse, et millal on valmis või see nipp või selline, ütleme, õige vastus seal on alati see, et kui sinu maitsele sobib. Ja siis, kui see maitse on täpselt paras või isegi natukene veel, siis tõsta külmkappi, sest siis ta põhimõtteliselt piimapabakterid nagu nii-öelda jäävad unne ja siis see apnemine enam ei lähe edasi. Et meil ka kodus on väike vaidlus, et elukaaslas näiteks meeldib 1 päeva kurk ja mulle meeldib 2 päeva kurk. Nii et siis ongi, et kas panna siis, kui 1 päeva kurk on see ideaal, mis teile maitseb, siis tõstke kohe pärast esimest päeva külma. Et külm nagu nii-öelda põhimõtteliselt nagu pidurda või paneb pausile ja siis see jääb nagu selline mõnus. Et sellised. Ja kindlasti üks nipp või selline, mida jälgida on see, et ükski asi, nii kimchi apendamisel kui ka köögivilja apendamisel on oluline, et need asjad ei jää kuivale, need köögiviljad. Nii kui midagi jääb kuivale või hakkab sealt nagu välja turritama või jääb sealt välja, siis sealt tahab hakata hallitus kasvama. Ja osadel ongi olnud probleem, et just jääb nagu hallitama. Ja võib-olla see nipp on see, et kui mõnikord on tõesti kapsas poes, oleneb või kus te ostate turult, mõnikord on natuke kuiv, et seal on ju alati sordid ja see varajane kapsas ei ole üldse hea apendamiseks, et ta on nagu teistmoodi. Et siis kui tundub tõesti, et vett jääb puudu, ta ikkagi jääb, et panete küll selle pressi peale näiteks kimchile ja kapsale, aga ei tule piisavalt seda mahla, siis täiesti okei on lisada natuke vett. Et oluline on ikkagi, et oleks nagu selle mahlaga nii-öelda kaetud. Seal tasub see, et te panete pressi peale, ootate paar tundi või kas või üleöö, hommikul vaatate ja näete ikka, et ei ole piisavalt tekkinud, sest ta muidugi natuke veel ajas tekib, kui see press on peal. Ja kui seal on ikka puudu, siis täiesti okei on sinna lisada. Mõned natuke pelgavad seda vett, et just kõige tähtsam muidu ta hakkab pealt hallitama ja siis hallitab kõik seal niimoodi ja tuleb see maitse ja see, et seda jälgida ja mõnikord, kui te jätate sooja kohta, jälgida ka seda, et see vesi ära jauru. Nii et seda kindlasti nagu jälgida, et see on võib-olla selline kõige niuke lihtsam asi, mida jälgida, et olla nagu kindel, sest muidu kui kasutada neid retsepte, siis ma ikkagi jään 99% lollikindlad, et vahel lihtsalt võib tõesti olla ka see, et midagi, kõige tõenäolisem on siis, et kuskil näiteks jäi mingi mullatükk, kus tulid mingid bakterid, kapsa vahel näiteks, et siis midagi vahel ikka kahjuks juhtub, et mõni halb bakter võtab üle, aga üldiselt ütleme, minu üle 99% on okei. Aga kas sul endal on ka juhtunud mingeid ebaõnnestumisi? See ükskord selle nuikapsaga oli see, peab tunnistama praegu, et hallitama ei ole läinud, et olen jälginud seda veetaset, aga olen näinud näiteks, et kui on jäänud kuivale, et siis läheb sealt tõesti väga kiiresti hallitama. Ja ongi, et kui näiteks seal mõni tükike ujub seal peal, nagu mõni kapsatükk, siis see võtta lusikaga ära, sellepärast, et muidu sealt pealt hakkab ka nagu hallitama. Okei, aga kas oled näiteks ka mingid ootamatuid uusi avastusi avastanud? Nii kogemata. Mõtlen vist pigem nagu toorainetega oled katsetanud, et seda ja ikkagi tõesti, et nad nagu ikkagi protsessid ajas on ka erinevad ja näiteks võib-olla üks nipp veel, et kui tahate nagu hästi sellist nagu kiirelt saada ja selles mõttes ka nagu ütleme hästi puhast sellist haput maitset, siis panna pigem nagu võimalikult sooja, näiteks piimapabakterite lemmik on seal 30-35, et kas või põranda küttega sinna praegu ja panna sinna käärima. Kui te tahate pigem sellist natuke, kuidas öelda, komplekssemad maitset, siis anda talle aega, et selline võib-olla panna isegi jahedasse vaikselt niimoodi tiksuma, siis läheb loomulikult palju kauem aega. Et see on näiteks, kuidas mina ja minu isa teeme erinevalt, et isa pigem kurke kääritab jahedas tihtipeale, mina pigem nagu soojas, et seal ongi nagu sellised maitsevahed tulevad. Mis see lõpptulemusena siis, kuidas see maitsevahe? Ta on lihtsalt, ütleme, et kui see soe on, pigem et piimapabakterid töötavad hästi nagu intensiivselt, toodavad piimapad, tuleb selline hästi nagu puhas hapumaitse, et selline hästi konkreetne tooraine maitse ka, aga ütleme, mida öeldakse siis ka, mida ma olen ka teaduslaboris uurinud, aga ütleme siidri kääritamisel, et kui sa nagu madalal temperatuuril, siis see piimapabakter ja ka pärm näiteks on rohkem nagu stressis piltlikult öeldes, sest see ei ole nende lemmiktingimus. Ja stressis teatavasti nad võivad toota ka muid ühendeid ja näiteks, aga meie jaoks need muud ühendid võivad olla ka sellised mõnusad, nagu maitse nüansid, et näiteks ongi, et siidril need nüansid tulevad tihtipeale, kui sa pigem kääritad natuke madalamal temperatuuril. Et hästi kõrgel temperatuuril tuleb selline puhas alkohol ja sellised, oleneb ka pärmi valikust, see on nagu keeruline maailm, aga ütleme niimoodi lihtsustatud öeldes, et natuke komplekssem tuleb madalamal temperatuuril. Selge, aga kui me köögiviljade juurde läheme tagasi, siis kuidas maitsestamisega on? Kas iga tooraine on erinev või kuidas on seal ka mingi reegel? Mulle meeldib kõige rohkem selline, et see assortii, aga nad ei anna nagu väga palju neid maitseid üle, aga maitsestamiseks me kasutamegi siis on küüslauku eelkõige, ma ilma küüslaukut tavaliselt üldse ei tee. Loomulikult maitse asi. Tilli võib kasutada, praegu saab ka tilli aasta läbi, paljud, kellele meeldib tilli, siis kasutate tilliõisikuid, sest sealt tuleb tugev maitse ja hästi tugev. Ja mõned korjavad ka jällegi üks võib-olla nipp, et korjavad need sügisel need tilliõisikud
pisikut need seemned ära, mul on ka praegu sügavkülmas neid, siis paned natukene, paned juurde ja siis saad sellise mõnusa maitse. Noh, eeldus on muidugi, et see meeldib selline, ta on päris tugev. Ja siis on loomulikult need legendaarsed lehed, et mustsõstra lehed, kirsilehed, olen proovinud ka tammelehti, mulle isiklikult meeldib mädarõigas kõige rohkem ja siis lehed, et ma ei viitsi seda juurt, pean tunnistama tihti peale välja kaevata, aga selle lehest piisab, kui sa rebid teda niimoodi eriti veel katki. Mida rohkem tükkideks teed, seda rohkem see maitse tuleb tegelikult välja. Et tegelikult lehti me lisamegi eelkõige maitse pärast. Et osad näiteks muretsevad, et oi, et ma ei saa praegu apendada, mul pole neid lehti. Noh, on kõik harjunud, et kurk on ikkagi selle mustsõstra lehega. Et üks variant on, et panna endale sügisel külma. Noh, võib ka varem, aga sügisel tõenäoliselt paned külma, aga ei ole hullu, kui ei ole, sellepärast, et tegelikult hakkab ka ilma, täiesti ilma selle lehtedeta saab ka teha. Lihtsalt ta natuke meile võib-olla jällegi lapsepõlvest sisse harjunud maitse, eriti see mustsõstar ja noh, tunnistame, see mustsõstar on mõnus ka, aga saab ka täitsa ilma. Tead, minul kunagine naaber tegi niimoodi, et kui kevad algas, siis ei ole ju neid lehti. Tead, mis tema tegi või? Võttis mustasõstra oksad ja see annab väga head maitset ka. Ja väga hea nipp kusjuures, et seda võib täitsa kasutada. Et just, et ja juba need pungad hakkad seal vaikselt tulema ja siis ta annab päris mõnusa. Ja ma olen ise kasutanud, mitte küll väga tihti, aga kui tuleb isu peale, siis ma olen seda kasutanud. Ja siis lõigata niimoodi pigem nagu väikseks tükiks on ja siis tuleb see maitse sealt mõnusalt välja, et mitte nagu terve oks panna, vaid just väiksed tükikesed, et siis ta annab eriti nagu maitset välja. Et samamoodi ka lehtedega natukene võib niimoodi tõmmata, rebida käega katki. Jah, et seal hakkab mahl. Just, et see mahl ja maitse hakkab sealt mõnusalt välja tulema. Ja ei pea neid üldse hullult nühkima või pesema, kui ta on oma aiast, kui on kuskile vaatad muidugi, et ei ole seal mingit tigu või midagi, aga just, et ei pea neid kuidagi hullult kraani all pesema, et nad on tegelikult teie enda aiast või kuskilt puhtast kohast, et siis on väga mõnus, et just sealt tuleb ka sellist nagu mikrofloorat kaasa, et nagu öeldakse, et kui on oma aia õun näiteks, jõuame sinna fermentatsioonist võib-olla sinna tervise poole, et siis ei pea seda õuna nüüd hullult pühkima, et natuke sellist, ütleme, mitmekesisust on meile nagu kasulik tegelikult. Ma olen täiesti nõus, kuna sa siin kuhjaga nippe jagasid, siis mis sa arvad, kui läheme retsepti osa juurde? Nii, aga retsepti osa, kuna tänane saade on pühendatud fermenteerimisele, siis ma väga loodan, et sul on paar retsepti olemas, aga enne seda ma tahan rääkida su kokaraamatust. See on nii tore, et sa tõid selle. See sai aasta kokaraamat 2023 tiitli. Räägi, kuidas sa selle raamatu kirjutamiseni üldse jõudsid? See on päris tore lugu, et kirjastusest Pegasus siis Liina pöördus minu poole ja ta paluski, et ma olen nagu fermentatsiooniga, nagu ma ütlesin, igapäevast tegelenud, kuidagi siis ilmselt, ma pean Liina käest küsima, aga ilmselt see tuli siis kas guugeldades või kuidagi välja, et ma olen tegelenud selle teemaga ja siis Liina ütleski mulle, et neil on nagu plaanis selline fermentatsiooniraamat, aga nad eelistaks nagu Eesti autorit, et variant oli ka tõlkida, sest tõesti fermentatsiooni teema on pop, ütleme siis apendamine või fermentatsioon tervikuna ja nad selles mõttes tabasid väga tõesti naelapea pihta, et sel hetkel see ja praegu ka huvi on, et kuna seal on see tervise teema, kõik tarbijad üldiselt teavad, et see on tervislik ja selliselt siis ma võtsin selle väljakuste vastu, kuigi ma tunnistan, et ma ei ole kunagi ühtegi kokaraamatut teinud ja ma ei ole ka, kuna ma teadlasena pean aina selliseid numbreid jälgima, täpseid retsepte 0,0 täpsusega, siis mulle köögis meeldib rohkem mitte nagu jälgida koguseid, et mul üks retsept seal ongi näiteks sellisele, kes on täpne teadlase inimene, kes tahab kaaluga mõõta ja kõike ja siis on eraldi seal teine lahter kõrval, kus on siis sellele, kellele meeldib vaba käega panna, et biotäis või see, et natuke mina olen rohkem koduköögis ma olen selline biotäie inimene, et ma väga ei taha mõõta, kuigi teatud asju peab muidugi mõõtma. Ja sellepärast ma pean tunnistama, võib-olla ka väga ei küpseta. Et küpsetamisel ma tean, et kui sa väga niimoodi retseptist kõrvale kaldud, siis ei tule hästi välja. Et ma pigem jätan küpsetamisega elukaaslasele, et mulle meeldib rohkem see soolaste toitude maailm ja see fermentatsioon. Ja siis me lõpuks hakkasingi seda tegema siis ja väga toredalt Liina toetas mind selles, me suvel nagu tükk aega mässasin, elukaaslane tegi pildid, kusjuures need on kõik kodused pildid. Kui äge. Ma just vaatasin, nii lahedad pildid on siin. Ja kass on seal sattunud. Kusjuures, kui ma nüüd seda servin, siis see ei ole ainult retseptiraamat, sul on väga palju muud infot ja väga kasulikku infot. Ma võtsin raamatu algus kohe lahti, arbuusikoorte uus elu algab siit. Jah, just, et see võib-olla ongi üks selline äge retsept, millega sõpru üllatada, et me võikski apendada arbuusikoori ja mitte seda öelda, et see on arbuusikoored sõpradele. Ja siis panna need näiteks suvel sinna grillpeol lauale, las nad söövad ja siis päeva või kui on juba söödud, siis küsida, et mis te arvasite, kuidas see maitses ja et siis paljud ei panegi tähele, paljud ta nagu kurk
ja selline väga mõnus krõmps, et just see, kui arbuusioaeg hakkab. Ja see soovitus seal on siis lõigata, mida peab tegema küll, on lõigata ära see roheline osa, sest see jääb kõvaks. Aga tõesti arbuusikoortega on nagu väga äge üllatada teisi ja teistpidi ma ütlen, et see on see ringmajanduse kõige parem variant. Absoluutselt. Ja me teame kõik, et suvel on see, kellel on see väike bioprügikast näiteks kuskil, siis see on alati arbuusikoori täis. Nii et nüüd palju säästlikum variant, et sa apendad need ära ja sõbrad söövad ära. See on väga lahe idee. Kui kaua see aega võtab? Sama kaua kui teised. Ja 2-3 päeva, et ei ole üldse pikalt pea ootama õnneks ja võibki teda panna sinna assortii sisse. Et siis ta nagu on peidus ka, et mul õnnestuks ka näiteks Marko Reipoki üllatada nendega, et Marko küll ootas, et millal ta neid arbuusikoori maitsma hakkab. Ja siis ta juba sõi ära, ta mõtles, ja siis ma ütlesin ka, need olidki need arbuusikoored. Siis ta oli nagu tõeliselt üllatunud, et selles mõttes sellega saab väga ägedalt üllatada teisi inimesi. Väga äge. Kui kaua sa seda raamatut kirjutasid? See on päris põhjalik raamat. No enamus läks suvest, aga jah, ta ongi selline natuke populaarteaduslik. Et soovitan lugeda ka sellistel, kellel on huvi, et ma tean, et mul osad tuttavad on öelda, et oi, et siin peab ikka nagu süvenema ka, et ei ole lihtsalt, et sirvid retsepte, et seal ees on näiteks ajaloost hästi palju, kellel on ajaloohuvilised, soovitan lugeda, näiteks kombutša legende saab sealt lugeda, et kuidas üldse see fermentatsioon avastati, mul on seal ka naljakas teooria, miks ahvid puuotsast alla tuli, et väidetavalt siis alkohoolsed käärinud viljad, kui viljad kuksid maha, nad läksid katki, siis nad hakkasid käärima, puuotsas nad on terved, aga ja siis ahvid mingi hetk avastasid, et need maitsevad väga hästi ja pärast on hea olla ja siis et seal on see pikk lugu, kuidas siis muidugi see on niisugune teooria, et miks siis, et ka alkohol tõi ahvid puuotsast alla kui niimoodi naljaga öelda ja siis üldse, kuidas seda avastati ja kaua läks aega enne, kui inimesed üldse said aru, et tegelikult mikroorganismid on need, kes aitavad. Et ja kuidas üldse probiootikumid sündisid, et selline väga põnev ajaloo ülevaade on ka selles raamatus, et kuidas me jõudsime tänapäeva ja näiteks ka mul on seal selline mõttetera, igaüks võib mõelda pärast raamatust järgi vaadata, et mis oli fermentatsiooni kõige suurem vaenlane, miks ta vahepeal väga popp ei olnud, et ütleme seal 60-80-ndatel, et igaüks võib pärast mõelda ja järgi uurida. No suurepärane, ma arvan, et mul on õhtu väga meeldivalt sisustatud. Aga kui me nüüd retseptide juurde lähme, siis mis sul varuks on? Jah, ma arvan, et kõige klassikalisem on ikkagi jagada, ma olen seda jaganud, see on minu salaretsept, ma kutsun seda, sest salaretseptid on väga head. Kahjuks on ta muidugi väga avalikuks tähemal läinud, sest see on ka raamatus, või mitte kahjuks. Tähendab, see mõte on see, et ma tahangi seda jagada ja see ei ole mingisugune keeruline retsept, aga see mõte on see, et inimesed kasutaksid ja hapendaksid. Ja tegelikult see viib tagasi selleni, miks ma raamatu kirjutasin, oli see, et iga kevad, kui hakkas kurgihooaeg või seal suve alguses, et siis alati tulid tuttavad, Rain, ütle, mis see kurgi retsept oli, et sul olid jube head kurgid, et mis see retsept oli, et ma apendaks, siis mõtlesin, okei, ma panen kirja, et muidu ma pean seda kogu aeg nagu uuesti üle rääkima. Aga niimoodi kiirelt, kes juba teab, aga siis kõige lihtsam ei pea kuskilt isegi vaatama, kimchid ma teen kusjuures retsepti järgi, sest seal ongi see mõõta neid soole seda, aga hapendad köögiviljad, kõige lihtsam retsept, vali oma meeldivad köögiviljad, lõika selliseks nagu soovid, pane purki ja siis see retsept, see soolvesi on see kõige tähtsam. Ja seal on siis 1 liitri vee kohta, võtta 2 supilusikutäit kuhjaga, sellise kerge kuhjaga soola ja ei ole tähtis, kas on jäme või peensool, et seda ka paljud küsivad. Miks ei ole antud juhul tähtis, on sellepärast, et me lahustame soola ära. Et siis ei ole tähtis, kas ta on jäme või peensool või Himaalaja sool, kuidas kellegile soovib. Siis 1 liiter vett on 2 supilusikutäit soola ja siis nüüd ma tean, et mõned nagu küsivad, miks, aga mina lisan ka 1 supilusikutäit suhkrut. 1 liitri vee kohta siis. Ja mõned mõtlevad, et oi, et suhkrut ju ei taha näiteks süüa. Sellepärast ei pea üldse muretsema, olen laboris nagu katseid mõõtnud, see suhkur sõiakse kõik bakterite poolt ära. Ja miks seda suhkrut lisada on see, et esiteks natuke saab kiiremini, ikka ju kui teed valmis, tahaks juba sööma hakata. Ja teiseks see on piimapea bakterite toetamiseks. Nii et tasub lisada seda suhkrut selles mõttes, et ei pea üldse muretsema. Ühtegi molekuli sellest suhkrut ei saa teie, sest see on juba nagu piimapakterid söövad selle esimesena hästi kiiresti ära. Ja siis veel üks nipp. Mina lisan ka 1 teelusikatäie liitri kohta siis kas äädikat või mõnda muud haput asja. Et kui ta on nüüd äädikas, kui ta on see kange äädikas, siis on 1 teelusikatäis. Kui ta on näiteks mingi veini äädikas, selline 6-8%, siis vastavalt 5-6, et sõltuvalt sellest arvutusest. Jällegi mõni imestab, miks, et ja üldse äädikasse mõned võib-olla suhtuvad negatiivselt. Äädikas on ka täiesti naturaalne, fermentatsioonil tekib, kus juures olen jällegi laboris mõõt, me saame eraldi mõõta neid happeid, et äädikat tekib siin selles naturaalses protsessis tegelikult rohkem kui ka see lisatud. Sõltuvalt muidugi olukorrast, aga et seda tekib kindlasti, et seal on alati selles nii-öelda metsikus fermentatsioonis äädikapebaktereid, osad piimapakterid toodavad ka äädikat, et ei pea üldse muretsema, et aga miks seda lisada, on see, et sa annad piimapebakteritele kasvueelise.
et sa viid nagu nii-öelda teaduskeeles pH-d alla, noh, mõni teab, et hapestad nagu natukene ja piimhappebakteritele meeldib natuke selline hapum keskkond. Ja sellepärast sa annad neile jällegi kasvueelise, sest kui me paneme siia kõik need asjad sisse, siin on ju natuke neid keskkonnabaktereid, mullabaktereid nii-öelda, et me ju ei küüri neid puhtaks ja ei olegi vaja. Aga just see, ja sest sealt tulevad ka head bakterid koos nende teistega, ka teised on seal. Ja see hapu natukene siis hoiab tagasi neid, keda me ei taha, et hakkakski kasvama ja just hakkavadki kasvama need head piimahappebakterid. 1 liitri vee kohta siis 2 supilusikatäis soola, 1 supilusikatäis suhkrut ja 1 teelusikatäis äädikat. Ja sellel võib loomulikult asendada selle äädikas kas sidrunimahla või mõne muu sellise hapustajaga. Ja need paned kõik sinna peale? Need siis kallad selle peale, et teed siis vastava koguse soolvette, aga see assortii täiesti laduda endale sobivalt. Kas see on siis see sama, mis meil siin laual on põhimõtteliselt? Just, see ongi täpselt see sama, jah. Ja see on nii lihtne retsept, et ma enam ei mõõda seal midagi ega tee, et iga kord lihtsalt ja ma soovitan alati ka maitsta ja üritada see maitse meeldi, et mul on isegi olnud olukorda, kus mõnikord ei ole kaal, no nagu seda, mitte kaalu, see on juba kimchil, aga just, et kui ei ole mõnikord seda, tähendab seda mõõtekolbi, seda liitrist vee mõõtmiskolbi, noh paned nagu silmaärgi, et siis kui sa oled selle maitse nagu seal soolvel ja sellel hapukal nagu meelde jätnud, siis sul tulevikus on väga mugav, et sa saad nagu mõnusalt teha, et ei pea alati seda vett ka nii täpselt mõõtma. Oi, kui põnev, kas sa siin, mis meil siin laual on, kas siin on see rooskapsas töödeldud natukene või on see lihtsalt? Ma keetsin ta ikkagi selline 4-5 minutit, et ma olen ja mida ma veel soovitan, näiteks kodus kasvatan ka aetuba, hästi mõnus, et siis ma soovitan ka, see on minu enda katsetused, aetuba ka nagu selline 4-5 minutit keeta ja ka põlduba näiteks, kui tahta hapendada, siis enne ära keeta. See on ka natuke toitumise seisukohalt, et siis ta on nagu keetmine muudab ta seeditavust paremaks ja kusjuures hapendamine muudab veel paremaks, et kui teame, et hoad on natuke raskesti seeditavad ikka, et kui palju sööd, siis hapendamine tegelikult muudab selle ka paremini seeditavaks, ehk ka tervislikkuse pool tuleb igal pool mängu. Okei, aga kui me nüüd paneme need purki, siis samamoodi need tugevamad komponendid allapoole, nõrgemad nii-öelda või pehmemad ülespoole. Kas siin purgis on veel midagi, mis sul on töödeldud või muud ei ole? Siin ei ole. Ja ainuke, mida veel, ma vahel panen ka tomatid kõige peale. Tomat saab kusjuures kõige enne valmis. Siis tomatile veel üks väike nipp, et võib torgata ka väiksed augud kahvli või noa otsaga, et siis ta nagu see, kuna tomatil on see kõva keskpoor, et siis see vedelik pääseb mõnusalt sisse. Ja siis, aga tomati puhul tuleb jälgida, et kui tomat liiga kaua hapneb, kuna tomat on kõige magusam neist, on palju suhkrut, siis tomat mingi hetk kipub nagu natuke selline käärima minema. Ja see on ka näiteks see, miks näiteks marju teoreetiliselt võiks ka hapendada, võibki hapendada, aga marjadele tuleb jälgida, et kuna nad on väga suhkrurikkad võrreldes köögiviljadega, siis nad pigem mingi hetk võivad minna nagu käärima. Ja noh, me marjades teemegi tavaliselt ju veini, et selles mõttes, et mida rohkem suhkrut, seda rohkem ka pärmidel saavad nii-öelda kiiresti ja suhkur ikkagi tahetakse lõpuks ka alkoholiks muuta. Aga marjadel, mis aeg see oleks, mis ma pean juba jälgima, et nüüd võib üles minna, mis on paar päeva? Ma arvan, et seal on pigem päevade küsimus, et tuleb nagu, ma ütlen, kuna igaüks käritab erinevalt temperatuuril ja sellel tingimustel siis nagu täpselt, aga seal tuleks nagu iga päev, kuidas ma soovitan, kui oled täiesti alustaja, siis see ongi, et iga nagu testida oma maitsega, et panedki selle purgi käima, järgmine päev maitsed, ülejärgmine päev ja siis sa tajud nagu saad endale nagu sellise teada, kuidas sinu tingimustes käitub. Ja ma tean, et näiteks mõned, kui lähed, ongi keegi elab näiteks korteris ja suvel on suvekodus, seal käitub teistmoodi, sest on temperatuur erinev, vesi erinev, et seal siis ka nagu oma nii-öelda paika timmida oma graafik. Et ühesõnaga mitte retseptist nii kinni hoida, vaid vaadata lihtsalt oma järgi, oma tingimuste järgi. Ja just, sest ütleme selline metsik fermentatsioon ikkagi, nüüd ma räägin vastu teadlasele, aga ta on nagu kunst ja me oleme laboris nagu ma ütlesin, mõõtnud ja kõike, aga kodus sa ju ei saa mõõta nii palju, et siin ongi ta nagu natuke selline enda käe järgi, enda olude järgi. Laboris muidugi, mis ma igapäevaselt teen, seal me jälgime ja tööstus, ka suurtööstus loomulikult ei saa niimoodi läheneda ja miks kunagi üldse ju veini tehti ka vanasti niimoodi metsikult. Pandi käima ja nii läks, on ju. Aga miks ju veinitööstus on kõik läinud nii-öelda kultuurpärmide peale üle, ongi ju see, et sa ei saa riskida nende suurte viinamarja kogustega, mida saad palju vaeva näinud, et mahl teha ja siis, et äkki tuleb välja, aga äkki ei tule. Ja sellepärast ongi mindud siis sellise nii-öelda kultuuride peale, me teame ka ju, et teatud juhul, näiteks ka jogurtis ju keegi ei jäta piima nagu niisama, vaid pannakse ikka jogurti kultuur, et saada just see õige maitse, erinevad jogurtid on erineva kultuuriga, et sinna poole liigub. Aga kodus on võimalus veel ikkagi niimoodi katsetada ja see retsept tagab selle, et kui ma ütlengi, et kui seal mingi mullabakteri juhuslikult täiesti suures kogus sisse ei saa, siis tegelikult ta ikkagi hoiab ära need nii-öelda halbade bakterite võimu.
Okei, ühesõnaga super teadmised. Köögivilja retsept on meil nüüd olemas, saab katsetada erinevate ja seda saab tegelikult aasta läbi katsetada. Ja just, et ma soovitangi praegu just ju, kus on ikkagi selline külmaeg, et tahaks ja ikkagi tahaks probiootikumist räägides, ei pea minema apteeki ostma neid probiootikume niimoodi, vaid saab osta ka või tähendab, saab ka siis ise teha ja ongi väga hea, et probiootikume tavaliselt tihtipeale küsitakse, et kas siis tasub võtta. Loomulikult, kui on see antibiootikumi kuur näiteks, et siis probiootikumidega võib toetada, aga tegelikult kõige parem on, kui ta tulebki nagu koos toiduga, sellepärast, et siin on nad siis olemas ja siin on lisaks siis nendele vajalikud prebiootikumid ehk kiudained. Ja siis sa saadki nagu 2 ühes, sul on siin purgikeses nii-öelda probiootikumid ja prebiootikumid ehk need kiudained. Ja sa saadki juba oma tervist palju paremini toetada. Okei, kuule, aga räägi, kas on veel midagi põnevat retsepti sul? Ma arvan, et kuna kimchi retsept on see natuke pikem ja seal juba nagu ma ütlesin, tuleb kogusid järgi, siis ma ikkagi võib-olla jagaksin ka seda toredat sidruni retsepti, millest ma väga ootasin. Aga kimchi retsept on sul ju raamatus olemas. Just, et seal tuleb näpuga järgi ajada, kusjuures seal on mul ka selline isegi soovitus, kus vahemikus toimutada chilliga, sest paljud ikkagi kardavad, oi kimchi, kas see on see hästi vürtsikas asi, sest mingi hetk, kui see kimchi Eestis esimest korda tuli, ma pean tunnistama, tulid need kõige vürtsikamad asjad. Ja siis mina olengi natuke, ma pean tunnistama enda jaoks nagu natuke maha tiiminud chillit, olen, ütleme, et loomulikult on mõned, kes tahavad väga chillit ja mõned, kes seda üldse, aga ma olen leidnud enam-vähem sellise eestlase kuldse keskmise, me olgeks öelda, enam-vähem, et loomulikult on arvamusi palju, aga siis ongi, et aga raamatus on mul ka soovitud selline natuke, kui tahta veel madalamalt või kui tahta vürtsikumat, et palju panna, et seal see chilliga tasub kindlasti nagu varieerida, et ja ei pea kimchid üldse kartma, et ta ei ole nagu mingi väga, ta ei pea olema chilline toit, et ta võib olla ka täiesti ilma chillita iseenesest. Huvitav fakt, kus juures, et Koreas ju tegelikult chilli jõudis Koreasse alles öeldakse kuskil 17. sajand. Aga kimchit söödi juba ammu enne, ehk siis kimchi on pigem olnud nagu ilma chillita toode tegelikult, aga lihtsalt nüüdseks on kuvand muutunud nii tugevaks, et see chilli on just seal see põhiline, mida kimchi peal mõeldakse. Aga sa kimchit kasutad niisama toidu kõrval või kuskile lisad, sest mina kasutan kimchit kanaliha marinaadi ma teen. Ja mulle meeldib sellepärast, et kana võtab neid maitsed nii hästi ligi ja kuidagi ta annab see väga maitserikka, et sul rohkem ei olegi, paned kana, kimchi ja lased hoida päev umbes. Ja see on ideaalne. Aga kuidas sa kimchit ise kasutad? Üldiselt ka niisama söömiseks, aga mulle väga meeldib näiteks suvel on eriti popp, ma tean kimchi burger. Ja burger ei ole üldse halb toit selles mõttes, kui sa teed korraliku burgeri, sa võid ju valida täistera, leiva sinna üldse, et burgeri võib-olla maine on vahel natuke rikutud. Tegelikult burger on väga hea toit, sa ise valid, mis sa sinna vahele paned. Ja siis mulle meeldib grillida aina kodus, seal suitsutada, barbecued ja siis sinna vahele ideaalselt sobib, et annab natuke vürtsikust, just seda hapukust, mis muidu võib puudu jääda, kui sõltuvalt kastmest, et sinna näiteks mina kasutan kõige rohkem. Aga muidu jah, tõesti toidu kõrvale, sest ei pea palju sööma, aga kuskil ka meie tervisemõju uuringus, mis me siis selle töö juures tegime, et selline 50-100 grammi päevas hapendatud toitu ja just sellist nagu läbi segi on täiesti okei, et toetada oma tervist mikrobiomi mõttes ja tervikuna sellised igapäevaselt, et ei pea olema mingi tohutu kogus, et kui see on 300 karp, siit ju jätkub päris pikaks ajaks tegelikult, et kui lihtsalt iga päev sobiva toidu kõrvale hommikul võileiva peale näiteks panna on täiesti okei ja juba toetada oma tervist. Et see on kasulik ka, väga, väga kasulik. Burgerist rääkides mulle meeldib teha kimchi juustu võileibasid ka. Ja mina teen hommikul ka, panen, ma ei tea, saia või leiva, siis panengi kimchit ja juustu peale ja panen ka sahju või kuumaõhu fritüüri ja siis ta on nagu nii mahlane ja nii hea ja mitte kauaks ei kuumuta väga kaua, lihtsalt kui juust hakkab mulisema, see on ka väga just hea. Väga hea, just. Ja ta annab seda mahlakust just, nagu sa ütlesid väga õige, et ta annab just seda mahlakust juurde, et see on nagu võib-olla ka selline võlu seal ja seda just seda haput maitset, et see on hästi mõnus. Ja seda särtsuga natukene ja näiteks siis pühapäevased pannkoogid, kui keegi ka sööb soolasid, ma teen magusaid armastada, aga just sinna see soolane osa enne, kui sa magusa pannkoogi kallal lähed, siis sinna saab teha seda mõnusat kimchi pannkooki, et võib ju panna sinna sisse, aga võib ka panna ju vahele, et nagu täitega nii-öelda pannkoogid, väga mõnusad. Issand, siin tuli teid kuhjaga. Kuule, aga liigume sidruni retsepti juurde. Jah, sidruni juurde. Siis, väga oodatud. Et seal on ka nagu selles mõttes hea lihtne, et ei pea nii täpselt siis nagu mõõtma, ainuke, et siis soolakogust mõõta, kes on silmaekspert saab ka. Aga ütleme selline klassikaline 400 milliliitrine purk näiteks, või selline supipurk ütleme, et võtta, siis sinna panna esiteks siis lõigata sidruniviilud, nii nagu, ma ütleks, et niuke 4 lõigata sidrun, sellised veerandid, sidrun 4 lõigata, panna sinna purki, siis kaaluda 100 grammi soola selle purgi kohta.
no ma ütlen, natuke võib seal vareerida, aga ikkagi niimoodi korralikult. Soola, see lisada sinna purki kohe sinna peale nendele sidruniviiludele, siis sinna vahele, hakkad täitma, siis vahele lisada siis vürtse. Ja need vürtside valik on lai, aga mida siis selline, võib-olla selline nagu ma saan, et selline Maroko stiilis on tulnud, kus on nagu hästi levinud see, siis seal on kasutada, mina kasutan näiteks kaneeli, tähtaniisi, loorberit, need nagu nii-öelda suured tükid. Mitte siis jahvatatud, et see pigem võiks olla need suured, et see maitse annaks sealt mõnusalt välja ja see kvaliteet on nagu parem. Et siis kaneeli need pulk panna sinna näiteks üks, selle purgi kohta ma panengi ühe kaneeli kooretüki, siis sellise, suurem, väiksem, kuidas parest satub. Näiteks 1-2 tähtaniisi, sellist tervet, siis kardemoni võib, seal on siis kas päris need kaunad või siis kui neid ei ole, näiteks poes mõnikord siis mitte jahvatatud kardemoni, aga siis need suuremad tükikesed nii-öelda, mis müüakse ka, et kui ei ole päris neid kaunakesi saada parajasti, mul viimane kord näiteks oli, siis ma pidin need tükikesed panema. Siis loorberilehte, pipraterad ja siis ongi valida, kas midagi veel meeldib näiteks, et mulle üldiselt sellest ongi see kardemon ja need piisab, et võib muidu kasutada ka vürtsi, kui kellelgi huvi on, et nagu neid vürtsiterasid, et siis nagu valida. Aga need siis, ja siis kui need on laotud ilusti, siis kallata peale ülejäänud sidrunitest siis pressida mahl ja kallata siis sidrunimahl peale kuni siis ka triiki. Et hästi oluline, et nad ei jää nagu kuivale, et see on kõige tähtsam. Et ta peab olema siis triiki täis. Ja siis alguses on see sool seal muidugi, ei lahustu ära, sest see on nii suur soolakogus sellise kohta. Aga siis neid hoida siis toatemperatuuril niuke vähemalt 6 aega. Ja ütleme, mitte iga päev ei pea, aga ütleme paari päeva tagant siis korra seda purki niimoodi loksutada. Et siis on näha, et see mahl sealt nagu soolaga seguneb ja mingi hetk see sool ikkagi lahustab lõpuks ära. Et ja siis oligi, et ma ütlen, kui ma avastasin nüüd, et mul on 2 aastat vana, see oli ideaalne. Aga ma arvan, et ütleme niuke 4-5 kuud tasub ikka oodata, et muidu ta on võib-olla natuke liiga toores, või selline nagu veel tugev, terav hapukas ja need maitsed ei ole ka veel maksimaalselt sealt nendest vürtsidest välja imendunud. Aga täna on siis viimane aeg see käima panna, siis ongi suvel on et siis suvel on olemas. Nagu mida võtta, et ma arvan, et päris mõnus, mul oleks ka juba suveti jaksama. Ja ma mõtlen, see on väga ilus kingitus ka, mõtle, sa lähed kellelegi külla ja sul on purgidest sidrunid, mõtle, kui ilus välja. Ja ta näeb visuaalselt tõesti väga ilus välja ja mulle just, kui ma siin sidrunitest vahepeal rääkisin, üks tuttav rääkis nüüd lugu, et ta oli kohanud ühte kokka, kes oli nagu Michelin tärniga ja siis ta võttis välja kuskilt sellise hapendatud sidrunid ja ta ütles, et see on 30 aastat vana. Ja siis ta andis sealt niimoodi hambatikuga nagu maitsta, et see oli nii, et see ajas ju väärtus nagu kasvab, sinna nagu veinidest tõin võrdlus, et kui teil on võimalus hoida seda, ma ütlen, ma oma seda 2 aastast nüüd hoian nagu kullad ära, et seal nagu see maitse muutub nagu nii heaks, et seal ei pea kartma, et ta läheb. Loomulikult, kui ta on selle, ütleme see 6 aega on seal nagu toatemperatuuril, siis külmikusse, sest hapendatud toitu ikkagi parem hoida nagu madalal temperatuuril, sest soojas need piimapabakterid ja muud tegelased ikkagi tahavad vaikselt edasi toimetada. Nii et see jõuamegi sinna, et võiks olla see külmkapp, kus oleks ideaalis siis see nii-öelda hoida, sest vanasti hoiti kõike ju jahedas. Jah, aga kui ma olen selle purgi juba avanud, siis ja ma hoian teda külmkapis, kui kiiresti ma pean selle seal ikkagi, mina olen teda ka avasin, ma ütlengi, ma olen teda vahepeal kasutanud, aga mingi hetk jäi sinna peitu, ma arvan, et niuke pool aastat oli mul seal natuke tagapeidus, ma teadsin, et on, lasingi tal küpseda, aga see on okei, et sealt saad kogu aeg võtta ja samamoodi kimchiga, et mõni küsib alati, ka kodukohvikus küsitakse, et kaua siis säilib, et ma ostaks muidu varuks, aga ma ju ei tea, kui kiiresti ma ära söön. Minul on olnud maksimum on üle 6 kuu, siis sai lihtsalt otsa, aga ta säilib külmikus väga hästi, et külmiku temperatuur võiks ideaalis olla muidugi 2, et kui ta on nagu selline mõnel näiteks 8 või ma tean, et mis on ka poodides, miks pigem nagu poodides väga pikka kimchile ei tahta säilvusega panna. Mõnes poes on ta ju seal isegi avatud letis, kus on niuke 8-10 kraadi. Ja seal ta ikkagi vaikselt tahab edasi käärida, sellepärast, et see 8-10 on ikka piimapabakterid, nad ei ole küll oma põhiaktiivsuses, aga nad vaikselt hakkavad toimetada. Siis vahel poes on isegi olen näinud, et on natuke kummis see gaas, et ei tasu karta. Selles mõttes, et see ongi, et inimestel on selline võib-olla ka vanasti oli ju konserv on kummis, me teame, et seal on jama ja siis ta pomba siis ja surströmming on see, mis on kummis, aga me teame, mis sealt välja tuleb. Aga just kimchi puhul ei tasu karta, et see tegelikult näitabki, et tegemist on elustootega, et seal piimapabakterid toimetavad, et seal võivad ka natuke pärmid loomulikult toimetada, aga ei tasu nagu karta, et tervise mõttes ei ole seal ohtlik, et ütleme kõik sellised tuntumad bakterid nagu, mis meid kõige ohtlikumaks loetakse salmonella, listeeria, need ei tooda sellist gaasi, mis lööb kummi, et pigem on nagu probleem selles ja siis ongi see vale säilitamine on ainuke, mis võib nagu ära rikkuda.
et kodus ka, et kui sul on, ma ütlengi, et kui ta on valmis, see kimchi maitse sobib, pange külmikusse ja ideaalis sättige oma külmik sinna 2 kraadi peale. See aitab ka üldiselt toidu säilivusele kaasa. Nii, suurepärane. Ma arvan, et retsepti osaga me oleme ühele poole saanud ja mis sa arvad, et lähme toidutesti juurde nüüd? Just. Nii, ja nüüd on toidutesti aeg, kuna 24. veebruar on kohe-kohe uksees ja mina mõtlesin, et vürtsikilu on minu arust veebruaris üks eestlaste armastatumaid asju ja ma olen isegi tühja riiuli ees poes seisnud ja mõelnud, miks ma vürtsikilu varem ära ei ostnud. Ja ma mõtlesin, et prooviks seekord vürtsikilufileesid ja hindaks neid ja siis äkki leiame oma lemmikud. Ja. Kuidas sina ütled, kas sa oled sööd vürtsikilu? Muidugi söön, see on minu arust üks maitsvamaid fermenteeritud kalasid üldse ja ma ka alati ütlen, et see on minu hinnangul üks ainuke fermenteeritud toit, mida ma julgeks väita, et ükski teine riik väga ei tea ega tee, et see on tõesti nagu Eesti üks tõesti fermenteeritud toit, kui ma alati nagu fermentatsioonist räägin, aga näiteks Euroopa inimestele, siis ma ütlen, et see on küll nagu Eesti spetsial, mida peab proovima. Ja ma igaks üks alati lisan juurde, et see ei ole surströmming, sest surströmmingut teab üldiselt nagu maailm mingi õudusena, et vürtsikilu on tegelikult väga mõnus. Me enne rääkisime ka fermenteerimisest. Mis, need ei ole fermenteeritud? Ma praegu niimoodi visuaalselt näen, et ainult üks siin tõenäoliselt tegelikult on fermenteeritud ja mult on ka kusjuures isegi kalamehed küsinud, et mis vahe on siis sellel nagu fileel, mida poes müüakse niimoodi sellise vaakumpakendi aluse peal ja siis sellel nii-öelda konservkarbis ja siis tegelikult kõige suurem vahe on see, mida jälgida ja miks ma arvan, et ainult see on fermenteeritud. Fermentatsiooni tegemiseks on vaja baktereid. Ja bakterid tegelikult, ma olen seda uurinud, nagu kui ma olin bakalaureuse tudeng, siis minu juhendaja Loreida tegi doktoritööd vürtsikilu fermentatsioonil, mis oli väga huvitav. Ja siis me vaatasime, mis bakterid siin kõhus on ja kuidas need siis aitavad seda fermenteerida. Nii et selleks, et vürtsikilu oleks tõesti fermenteeritud vürtsikilu, peaks ta olema nii-öelda soolestikuga ehk terve kala seal selles ujuma, selles soolvees. Kõik need, kus on fileed, nad on minu jaoks nagu vürtsitatud kilud, et sa lisad sinna soola ja vürtse ja nad siis maitsed seal nagu, ütleme, mitte marineeru, aga nagu maitsestuvad. Ja siis me saame nagu sellise vürtsikilu selles mõttes, aga mitte fermenteeritud vürtsikilu. Nii et ma arvan, et ainult see siin on fermenteeritud. Täna meil ongi hindamises vürtsikilufileed, aga ma võtsingi ühe tootja vürtsikilu, mis on fileena kui ka terve kalane, et me saaks lihtsalt proovida, mis see maitse erinevus on. Ma arvan, et see on päris põnev. Just, et vaatame, kuidas see fermentatsioon tuleb siit välja või mitte. Jaa, täpselt. Kuidas sa tavaliselt ise ostad? Mina ostan ainult neid, mis on ikkagi nii-öelda terved kalad ja minu selline kiiks on see, et ma ei söö neid enne ära, kui see kõlblik kuni siin täis saab tegelikult. Sest mulle väga meeldib nagu just see nagu, mitte vanaks läinud, aga see on ju kõlblik kuni. Ja tegelikult millest see point on, ta muutub maitse ainult nagu ta läheb pehmemaks ja niimoodi need maitsed võimendavad. Mulle meeldib, kui ta on mitu kuud üle kõlblik kuni, siis mina söön ja minust taktika on see, et ma ostan mitu karpi ja ma lükkan külmkopis kõige taha nurka ja laon niimoodi, et vanemad on peal ja siis pealt võtan ja all on siis värskemad, et siis ma kogu aeg nagu võtan pealt ja siis need nagu vananevad seal. Aga ma tean inimesi, kes ütlevad, et vürtsikilu peab olema värske kala maitsega, et siin on nagu vahe sees ja siin ma ütlen, et siin ei ole nagu reegliti, kellele mis meeldib, et mul on mitu tuttavat, kes ütlevad, ei, kui vürtsikilu on juba selline pehme ja maitsestunud, siis see ei ole enam õige vürtsikilu. Oleneb maitses siis. Jah, et ehk maitseasi. Aga hakkame otsast peale. Meil on leiba siin. Nii et ma ei tea, kuidas sa sööd leivaga või ilma või kuidas sa tavaliselt, kuna ma olen nagu ka igapäevast pean toitu maitsma töö juures, siis ma tegelikult võtan nagu pigem puhtalt, et siis ma tunnen nagu rohkem maitse. Ja mulle sobib, sest muidugi kodus ma teen ka ja eriti vabariigi aastapäev, ma panen ka leivaga ja kõik ja till ja või ja kõik peab olema, nii nagu peab. Aga ütleme nii, et kui ma väga tahan maitsele keskenduda, siis ma maitsen puhtalt. Kuule, see on väga hea mõte. Alustame. Võtame kohe esimese. Siin on väga huvitav. Aga kõik on väga erinevad. Jaa, just ja ma vaatasingi minu natuke kiire hinnang niimoodi alati mindame ka sensooriks asi visuaali. Tundub, et paljud on neist ikkagi sellise, ma arvangi sellise kalase maitsega, sellised on näha, et nad on tugevad tekstuurilt ja mina kahtlustan, et mulle meeldivad need pehmevad, sest tõenäoliselt need on nagu kauem seisnud ja võib-olla rohkem nagu maitsestunud. Ja tekstuur on tegelikult ka väga tähtis, et mõnele meeldib krõmpsum kalafile, mõnele meeldib pehme, selline suussulav. Aga maitseme ja siis me saame pärast vaadata, kes on tootja ja mida see sisaldab. Just, aga alustame siit sellest, siin on huvitav, et siin on lisatud, kui ma näen porgandit ja mingid isegi, ma ei tea, kas tšilli või paprikatükid. Tundub selline mitmekesine. Ja see on ainuke, millel on sellised... Jah, et teist on sellist porgandit ja see on natuke nagu meie nii-öelda Eesti klassikas tundub nagu tõesti teist moodi.
kui on halb, et nuga ei ole, aga saab hakkama. Peab vist terve ampsu võtma. Sa võta. Ta on selline pehmem. Ta on pehme ja tõesti, ta on ka õlis, kui nagu siin on näha, et ta on nagu õli sees, ta on tõesti selline nagu ongi, et selline õline ka. Teda ka neid mingid vürtse väga välja ei tule. Ta ei meenuta mulle, ma ei tea, võib-olla see pole isegi Eesti tootja, et ega kilu ju söövad paljud ja nagu ma ütlesin, et vürtsikilu on nagu see just see fermenteeritud. Et see võib olla ka võib-olla mingi lihtsalt nagu õlis kalad maitsestatud. Ta vaatame kohe selle tootja ära. Ahaa, selline, ma ei olnud enam kuulnud ka, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse, undine või andine või kuidagi... See vist ei olegi siis Eesti tootja. Tundub, et ei ole, ma vaatan korra siit, kus see on. See oli sellises karbis. See on see... Vaat siin. Ikka on. Aga siin ongi, peal on kilufilee, aga sa saad, see oli soolakilufilee. Latvia on siin kirjas selle tootjana, ta on küll eesti keelde tõlgitud ja siin on tõesti jah, kilufilee kapten ja siin on kirjas tõesti, et selline vürtsisegu Malibu, mis viitabki, et see on mingi, see ei ole kiluvürtsisegu, sest tõesti näha, teised Malibu vürtsid on siin ja siis on rapsiõli päris palju ka, et tõesti see ei ole, ütleme, see, mida ma vabariigi aastapäeval tahaks süüa. Mitte, et ta oleks nagu halb kilufilee ja kilu tasub tervikuna, kala tasub süüa, aga ta ei ole ikkagi minu jaoks päris Eesti vürtsikilu. Jaa, ma olen nõus. Aga paneme selle praegu, me paneme pärast järjestikku, et jätame selle maitse meelde. Nii, millise järgmise? Võtame selle. See tundub natuke kuivem isegi. Tundub kuivem, jaa. Kuiv ei läigi väga pealt, et tavaliselt ma mäletan, kui me kunagi kilusensoorikat tegime tööl, et siis see läikivus on ka hästi oluline, et see nahk võiks olla niisugune läikiv. Et see tõstab nagu iseäratavast natukene. Selle tekstuur on juba hoopis teine. See on tõesti kuiv. On nagu marineeritud minu. Ma just mõtlen. Kas siin on huvitav äädikat lisatud? Ma nagu arvaks, et siin ei ole mitte nagu hapendatud asjad, vaid siin on nagu äädikas mulle tundub lisatud. Või... Ja kui esimene oli selline pehmem, siis see on hoopis selline... Siin on ainult üks samm, ta mõelnud on mul isegi juba vinnutatud. Ma tean, et üks Eesti tootja teeb nagu vinnutatud, nagu marineeritud vinnutatud räime ja ta on minu jaoks juba lähedal, et natuke veel kuivatada ja siis ta läheb. Kindlasti jällegi minu jaoks ta ei ole vabariigi aastapäeva. Ta on parem muidugi kui esimene minu arust. Mulle meeldib, et selline mõnus, mulle tegelikult marineeritud asjad meeldivad ka, mis siin patus alata. Väga... Ahaa, Kapten Granti oma. Nii, oota, vaatame seda. Ja on huvitav. Kus on koos Kapten Grant. Nii, kuule, ma annan sulle, ma ütlen vahepeal hinnad ka, see esimene, mis oli siis undine, maksis 2,99 ja Kapten Grant on tavahinnaga 3,05, aga soodushinnaga oli 2,74. Aga ei, äädikad otseselt lisatud ei ole, siin on küll mõlemad säilitusained, kaaliumsorbaat ja natriumbensoaat, natuke mõjutab seda maitset kindlasti ja vürtside segu on siin, ei ole kirjas ja päris palju soola, 4,2%. Palju selles eelmises oli? Et kui pärast võib vaadata, et... Soola. Aga siin ei ole kirjas. Jah. Aga tõesti ta on kuiv, et tegelikult ta on nagu vaakumpakendis, ma tean, et vaakumisse panemisel ka natuke see vedelik läheb, et ta on tõesti selline natuke kuiv. Ma pean tunnistama, et mina ei kasutaks seda nagu sellel vabariigi aastapäeva sellel, aga miks mitte keedukartuliga, tilliga värskelt, väga mõnus selline kala. Sest meil on siin kõrval ka üks, mis tuli ka vaakumpakendist. Prooviks just seda ja see läigib ja see tundub mulle tekstuurilt kõige huvitavam praegu. Selline, mis tundub, et minu maitse-eelistusele võiks see meeldida, vähemalt tekstuuri mõttes, sest mulle meeldib selline pehme kala. Ja. Vaatame, ilusad fileed muidu. On juba natuke sinna poole. Siin on tunda, et juba, et see on nagu vürtsi kilufilee. Ja minu siin on need õiged vürtsid ka, see vürts ise, nii-öelda piment ja siis need just see loorber. Et siin on nagu natuke neid vürtse, õigeid vürtse tunda ja see oleks juba vabariigi aastapäeva toode. Ma olen nõus, kui esimene hästi õline ja selline mitte midagi ütleb, teine oli selline väga huvitava tekstuuriga, siis see kolmas, mis me proovisime, oli Viru rand. Okei, aga see on suhteliselt klassika vist. Tuntud Eesti sinuvad ilusti ja just. Ja see on jah vist, mida poelettidel tasub muidugi enne 24. ära osta, nagu sa ütlesid, et muidu jääb ilma. Nii, üks hetk, ma vaatan, siin on natuke õline. Viru rand ja siin on ja ma annan sulle, siin ka kahjuks ei ole soola, kui palju see sisaldab. On lihtsalt sool antud, aga... Siin sool.
100 grammi kohta 8,5, et ta päris olane jah, siin nagu peidus, siin on igal pool teisel kirjas. Teisel ei olnud neid, me võtsime. Jah, lõhna ja maitseained, suhkur, säilitusained. Nojah, lõhna maitseained on siin lahti kirjutatud, aga ta meenutab tõesti neid nagu õigemaid nii-öelda vürtsikilule omaseid, noh, ma ütlen, mis on meil nagu traditsiooniline, et jah, aga jah, kahjuks ta ei ole fermenteeritud, et ta on nagu selline maitsestatud kilu siis. Aga mulle kusjuures tekstuur ka meeldis, et ta ei ole nagu selline kuiv, et ta on selline pehme. Jah, ma kujutan ette võileiva peal, super hea. Nii, ma panin selle praegu esimeseks, eks? On kõik õige? Jaa, ma korra vaatan. Nii? Jaa, okei. Ei, ma lihtsalt vaatasin, kuidagi sealt pakist vaadates ei tundu väga sarnane. Igaks üks kontrolli. On ju? Jaa. Aga ei ole. Ei peab olema, sest teine on ikkagi veel. Jaa, teine on veel. Jaa. Huvitav. Sest siin tunduvad hoopis teistus. Aga ei jah. Aga meil ei ole teist sarnast ka, mis jaa, ei ole jah, seda ma vaatangi, et jah. See ei ole, see on see. Ja siis ongi ainuke. Ma igaks üks vaatasin, sest siin on üldse teistmoodi. Ta on jah tõesti nagu mingisugune. Kuule, aga äkki ta kuidagi peegeldab. Aga võib-olla, jah, selline pehme. Ei, see on väga hea, see mulle. Nii. Võtame siis kohe. Selle, lahti. Võtame selle. Nii. See on väga pirakad sellised. Suured kalad kuidagi jah, ja niisugused, tunduvad ka niisugused pigem nagu. Hea elu peal olnud. Ja mitte võib-olla nii pehmed ei tundu kohe, aga vürtsid vähemalt paistavad ilusti. Siin tundub jällegi, et on õiged vürtsid. Issand, see on päris huvitav küll. Vot see on nüüd see, kellele meeldib toorem selline kalamaitsega vürtsikilu, siis siin on seda kalamaitset ja just selline tekstuur on veel krõmps. Ja on täiesti krõmps, et kui see Viruranna oma oli hästi, oligi pehme. Jah, pehme ja need maitsed olid nagu juba seal sees, siis siin on need maitsed, need tükikesed tunned. Ja neid tükikesi, ma ei tea, kas siin oli päris palju äkki pakendis, sest mul tuli kohe täitsa kaasa need tükikesed. Lükkasid nagu natuke veel maha, ja just. Et ei ole üldse ka halb. Ja, aga päris soolane ma pean tunnistama. Soolane oli küll. Minu jaoks isegi, kuigi vürtsikilu peabki soolane olema säilivuse mõttes, aga isegi natuke minu jaoks oli see liiga, et need eelmised oli nagu võib-olla vähem natuke. Vaatame, mis see on. See on kaluri. Oma, kuule, aga väga hea. Meil on kaluri. Täpselt, prooviks nüüd neid. Oota, räägime korra ära, mitmenda koha me paneme, kas me paneme teise vist, on ju? Sest Kapten Grantist oli parem. Jaa, just, et see oli ikkagi rohkem marineeritud. Ma otsime ikkagi sellist vabariigi aastava vürtsikulu ka siin, et minu jaoks on praegu veel hetkel juhib see. Minu jaoks praegu Kapten Grantil oli natuke nagu mingisugune nahk oli peal. Jaa, et ma ei olnud päris sellega. Nii, aga proovime, meil on kaluri, on see sama tootja, mis on meil ka siis tervena ja sina lubasid meil näidata, kuidas käib puhastamine, sellepärast ma saan aru, et sa oled kunagi väga palju pidanud puhastama. Ja, nagu ma ütlesin bakalaureuseõppes pidin neid, siis ma olin ju see abitudeng, et kui minu juhendaja tegi doktoritööd, siis mina olin see, kes puhastas neid kalasid. Muidugi juhendaja oli ka tubli ja näitas ja õpetas, aga ma mõtlen, et siis mul oli ikka hunnik neid kalapuhastamisi, et minul, legend räägib seda, ma võin siit võtta, me leppisime kokku, et ma võin siit võtta niimoodi otse näpuga. Legend räägib seda, mida minu vana mulle ka ütles, et kilu on valmis siis, kui sa niimoodi sabast räputad ja filee kukub ära. Et see oleks nagu kõige parem variant, see on need, kellel maitseb pehme kala. Aga nii kaua peab muidugi aastaid ootama. Aga siis trikk on selles, et kuidas mina puhastan, ma võtan lihtsalt siit peast kinni ja kui sa niimoodi tõmbad, see tulebki kõik ära ja sul ongi filee valmis. Ühe liigutusega on sul põhimõtteliselt filee valmis. Okei. Et ma tean, et mõned võib-olla tahavad. Kõlab väga hästi praegu. Et muidu, kui sa kahvli ja noaga seal mässad, siis see läheb päris kaua aega. Muidugi, kes tahaksid siis selgrooga tõmmata, siis tuleb tõmmata niimoodi näpuga seda sisikonda. Aga kuna kõik ei taha selgrooga, siis mul on nagu kõige lihtsama niimoodi, et ma võtadki siit peast ja tõmbad ja kujuures nad on päris pehmed, et tundub, et ta on ikkagi, see võiks olla selline, mis on juba mõnda aega säilinud. Mis selle säilusaeg on? Maikuuni. Aga sa rääkisid, et sulle meeldivad need hästi-hästi pehmed, et sa jätad need sinna külmkappi seisma. Just. Kuidas nendega, kas seal tuleb ka see sisikond nii lihtsasti välja? Mida kauem seisib, seda lihtsamini tuleb. Et ma ütlen, see lõppeesmärk oleks, et on nii lihtne, et sa põhimõtteliselt ainult nii pehme ei ole, et sul on okei. Ja siis juba tuleb. Aga muidugi jah, et see on natuke alati vanaema liialdus oli, aga jah, et need on ikkagi päris pehmed. Nüüd on natuke suurem kala ja natuke sitkem, et tunda, et ma arvan, et see, ongi, et kalad on ka erinevad, kus nad siin parajasti on ja kui suur kala, see tundub natuke sitkem, siin on ka näha, et see liha on natukene nii-öelda tihkem võrreldes näiteks see oli, kas ma mõne hästi väikse siit saan,
et mida väiksem ja selline pehmem, seda nagu näiteks see on ilmselt natukene pehmem. See on nii rahustavam vaadata, kuidas see puhastad. Vaata, kui kiiresti tegelikult saab, et ei ole hullu, et kes seda kalalõhna kätele, siis see ka siit ka nipi, et sidruniga kindlasti või laimiga puhastada on hea, aga teine asi on võimalik alati tänapäeval kummikindad köögis toidu valmistaks kätte panna. Teed selle karbi, teed mingi paari minutiga, teed kiirelt ära ja ongi sul valmis, et ei pea fileed ostma ja see on ikkagi fermenteeritud. Aga maitseme, kas ma võin võtta ühe sinu siit puhastatud, mis seal? Võtan näpud puhtaks. Võtan selle kõige, mis mulle tundus alguses kõige pehmem. See on ka soolane. Ja, aga kusjuures peabki rõhutama, et eriti niimoodi naturaalselt fermenteeritud ja pika säilusajaga nad peavadki hästi soolased olema, sest muidu ei säili kahjuks, et see lähebki jälle see vale fermentatsioon. Ma maitsen korra seda, mis meil oli fileena. Aga ikka täitsa erinev tekstuur. Ma just tahtsin öelda, et ja tal on nagu kuidagi, kuidas ma ütlen, jõulisem maitse. Ja need vürtsid on ja tulevad välja, et ma proovin siit seda natuke tihkemat ka. Ja ma lükkasin seal natuke ka vürtse naha pealt maha. Aga tead, ma praegu proovisin seda kilufileed, vürtsikilufileed ja see on ka ikka soolane. Aga see peabki vürtsikilul see olema, ma ütlen, et see traditsiooniline retsept on tegelikult siin ja seal mind oli ka üllatus, kui ma tegin seda soolalaus, mul on raamatus ka see retsept, aga mida ma kasutasin just seal laboris katseteks ja siin oli ka minust, kui ma eksin, peas 27% soola, et selles soolalahuses. Sest siia pannakse ka soolalahus peale vürtsid ja soolalahus. Aga me kõik teame, et see ladumine on ka seal selline. Ja kusjuures mul raamatus on ka sellest lõbus lugu, et kui me tegime laboris katseid ja me jälgisime seda mikrofloorat ja kuidas ta ajas vananeb ja millal see parim enne nii-öelda mõnes mõttes on, siis meil oli nii, et seal jäi päris palju nagu alles neid kilusid, sest seal nagu, ta nagu selles mõttes see parim enne sai läbi. Siis ma viisin need kilud nagu maale vanaema juurde ja seal külamehed, kes maal aitasid vanaemal maad kaevata, siis nendele vanaema tegi aeg-ajalt nagu tänutäheks võileibu. Et külamehed tegid tööd ja siis vastu said mõnusa kõhutäie. Ja siis seal oli mul vanaema tegi nendest samadest kiludest, mis mul laboris üle jäi võilevad ja siis need külamehed tulid, kus on nii head kilud saad, need on maailma parimad vürtsikilud, mis ma saanud olen, kas sul veel on? et ikkagi inimesed tihtipeale, ma ütlen, et ei tasu seda kuupäeva karta seal, et siin on ikkagi just see soolasus tagabki selle, et siin ei kasva need, keda me pelgame. Aga teistpidi kahjuks ta on soolane ja vürtsikil ongi, siin olekski vaja siis leiba, kartulit või midagi. Ja tegelikult nii oleks ta väga hea. Ja, just. Aga võtame järgmise. Kas me paneme selle siia kuskile kõrvale lihtsalt? Tead, ma arvan jah, sellepärast, et ta on ju see ma pean tõistama, et mina isiklikult liigutaks muidugi ettepoole, aga see on mul kallutatud arvamus. Ma mõtlen selle. Aga kuna ta on nüüd kalori tervik, et võib-olla ta on natuke ebavõrdne, kui meil on osad fileed vist. Ma arvangi, et tegelikult ärme seda tegelikult nagu konkurentsi võta. Aga see oli väga hea võrdlus, sest vürtsikilu fileel ja tervel kalal on ikkagi väga suur vähe. Just, et tasub nagu leida, et ei ole jah nii, et lähed sama brändi järgi ja siis arvad, et on nagu nii selles karbis nii-öelda terve kui ka see sama, et aga fileede võrdluse tekitame siis, jätame selle karbi siis siit kõrval. Teeme niimoodi. Võtame siis sealt otsa pealt. Jah, just. Siin on ka juba... Siin on näha seda päris palju seda vürtsi. Maitsained on niisugune mõnusalt siin peal. Ja mulle tundub, et see filee on päris sitke, et selline pigem nagu värske kala. Jah, ma mõtlen, kas kaluri vürtsikilu filee hinna ma ütlesin ka, see oli 2,99. Siin peab natukene ära pühkima, siin on see on ikka päris väga palju. Aga ta on ainult seal kõige peal. Ei oskagi kohe nii teada midagi. Minu jaoks on hästi kalane. Kalane on jah. Nagu selline, nagu selles mõttes nagu värske kala ja see hästi sitke. Mis meil oli veel, mis me ütlesime, et on nagu toore kala? Kas oligi kaluri oma? See sama jah, aga lihtsalt siin on nagu vürtsid erinevad. Ma ei oskagi nüüd öelda, kus nüüd võtta. Siin on seda soolasust vähem, mis me praegu proovisime. Sellel on, mina võtsin muidugi pealt ja seal oli neid maitsaineid hästi palju, et need lõid niimoodi tulid seal kalal hästi esile. Tekstuurilt ma ei oska öelda, kuidas mulle see meeldib. See väga huvitav. Mulle meeldib see pehme nagu rohkem. Nad on, ma ütleks, sarnased. Ta on ikkagi nagu selline vürtsikilu ikkagi. Et kui me siin rääkisime, et siin tagapool, mis on, ei ole päris nagu vürtsikilu. See on Priis, selline ettevõtte, kus juures seda Priisi mina kohtasin seal poes väga palju. Ma ostsin need kõik eile
Ja see priis ongi nüüd see, mis me tegelikult katki tõmbasime. Priisil oli niimoodi, et seal oli minust hästi erinevate variantidega. Ma tean, et neil on üks Skandinaavia pärane, mis ongi nagu magus, sest seal oligi erinevaid maitsed. Et seal ma tean ühte toodet, mida ma olen proovinud. Et seal oligi nüüd, ma ei tea, siin on nagu Tallinna kilud, siis ma näen, et ma võin siit piiluda. Oota, siin pool. Siin on pääsukse märk ilusti peal, on ju, et selline. Tead, aga mulle tundub, et koostised on põhimõtteliselt kõik samad ka. Jaa, et ikkagi lihtsalt sool siin varieerub, et see vürtsid ja kuna vürtsidel ei pea kirjutama lahti, mis vürtsid, vaid ongi kirjas vürtsid, aga siin on tunda ikkagi vürtside vahe ka nagu mängib. Aga üldiselt ma ütleks päris hea, ma arvan, et ma ütleks, et need on üsna võrdsed, ma isegi jääks nagu võlgu, kuna see tundus võib-olla, ma ei teagi, need on suhteliselt sarnased minu jaoks. Tead, mina võib-olla soolasuse pärast, mina paneks selle kaluri 3, aga väga tugevale 3. Aga mul on jälle niimoodi, et kui ma söön koos, võib-olla siis on see soolasus hea. Ütleme, et siin puudu soolast kindlasti ka ei jää, et ma ei, absoluutselt, jaa. Mageda ei ole, ta on nagu meeldivalt maitsestatud. Ma pigem ütleks ka võib-olla siis soolasu tõttu ja ega soola liiga palju ei tasugi süüa, et siis võib-olla tõesti see väike tervisepunkt või tuleb siia juurde. Jah, aga üldiselt nad on selle kaluriga, see priis on üsna võrdne. Et jah, kellele meeldib näiteks soolase, mis saab siit valida, et kas vähem soolane või täpselt. Nii ja viimane. Viimane, nii. Meil on kokku siin testis 6 erinevat pluss siis. Ja pluss siis üks, kellel oli. Need tunduvad ka õlis täitsa. Ja lõhn on ka natuke teistmoodi, et ei tea, kas siin on nagu jälle see vürtsi, siin ei ole ka nii palju neid vürtse näha. See on nüüd pehmem. See mulle meeldib, tekstuur, aga mul ongi see subjektiivsus juures, et ta nagu sulab rohkem suus. Ei ole kindlasti nii värske kalamaitse, aga vürtsid on täitsa teised. On tõesti. Ei ole need vürtsikilu, ma ei tunne siin vist nagu just sellist nagu loorbeer-vürts kombot ei tunne ja vürtsikilu on huvitav, et ka kaneel on tegelikult näiteks tihti peale seal vürtsikilu. Vürtsikilu segusid on ka kindlasti erinevad, aga seal näiteks kaneel natukene. Eelmise, mis me proovisime, oli see priis, seal ma tundsin nagu mingit jõulust maitset. Jah, just see kaneel võib-olla oligi seal, et mida pannakse nelki kaneeli, et seal on nagu päris selline põnev aga see on hoopis teine maitsestatus. Minu jaoks ta on see, mida ma tarbin ka nagu sellise pigem nagu keedukartuli kõrvale, mitte et vabariigi aastapäeva vürtsikilu võileib, vaid just selline keedukartuli mõnus kala. Kusjuures ta meeldib mulle rohkem näiteks kui see. Kindlasti kui see viimane, mis ja ilmselt ka sellest natuke rohkem, et ma paneks ka Kapten Granti ette. Et kui meil on need vürtsikilud ikkagi, siis need on nagu need õigemad maitsed vürtsikilu ja vabariigi aastapäeva maitse kombinatsioonis, aga siis jah. Nii. Ja vaatan, mis see on. See on üldse. See on ka mingi välismaa nime vähemalt. Jaa, tead, on küll. Ja see on selline nagu liedaks, selline. Ja siin on peal selline silt, et kilufilee õlis mehe suudlus. Okay. See on nüüd, kas siis pärast, et kui ära sööd, siis tuleb see õige mehe suudlus. Aga jah, ta on siis Läti tootja, et ongi vist tunda, et need 2 tükki oli meil vist välismaa, et siis ikkagi need maitsed ei ole see meie vabariigi aastapäeva vürtsikilu. Et ei ole ikka teised maitseained ja mingid oma maitsed nagu selles mõttes. Mitte, et halb. Lätlastel on ka head maitsed. Jaa, aga ta on selline, kuidas ma ütlen, ta on selline lihtsa koelisem. Jah, lihtsalt see kala nagu. Et selle liedaksi hind on 2,39 ja priis, mis me enne proovisime, oli 2,59. Kuule, aga siis me oleme ju saanud täitsa paremusjärjestikku. Jaa, et kes soovib nüüd siin vabariigi aastapäeval siis hakata, et siis need, kes meil siin eespool on rohkem sellised just selleks sündmuseks, taga on muud sellised kalatooted. Ja võitis tegelikult see täitsa traditsiooniline. Ja just. Ja tunnistan, et selline siis selline pehmem kala, kellele, kes juba teavad, et neile meeldib selline krõmps kala, siis võtke number 2. Jah, täpselt. Et järjestus on siis selline, et on Viru Rand, võitis esimese koha. Kas on see teine, 3. koht on suhteliselt võrdsed? On priis ja kaluri, siis 4. koht on liedaks, 5. koht on Kapten Grant ja viimane koht on Undine, kui ma ütlen seda õigesti. Nii, aga me olemegi jõudnud omadega lõppu. Aitäh, Rain, et sa tulid, nii tore oli sinuga jutustada. Aitäh. Ja armas kuulaja, aitäh, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et sa said siit palju inspiratsiooni. Aitäh meie sponsoritele Electrolux ja Lidl. Kohtume järgmises episoodis.